oligi ju ainult nagu justkui korraks see nii-öelda see emotsioonide möll ja värk, ja siis ma pidin minema ketastele autogramme jagama ja siis ma seal laua taga, kui ma neid kirjutasin, siis ma helistasin tütrele, et tead, et ma olen nüüd maailmameister. Ei ole. Et nüüd ma just siin naljatlesin ka nagu sõpradega, et nüüd on nagu latt on nii kõrgele aetud, et ei tea, kas sealt nagu enam üle hüppab. See oli tõesti lahe moment nagu, et mulle tundus, et ta juba nagu läks mööda. Siuke teistega mingi võrdlemine ja ma ei tea, see nagu kuidagi üldse ei sobi mulle. No nii. Murtud südamega suusataja, kes lükkas lapsevankrit enda ees metsa vahel, puttis ketast edasi, puttis senikaua, kuni tuli Eesti meistriks ja on täna maailmameister lausa. Ja minuga on siis vestlemas siin Ameerikast, Vermonti osariigist, Kristin Tatar. Tere hommikust! Tere, tere! See sissejuhatus pidas natuke paika ka või vaidled vastu? No jah, siuke põnev sissejuhatus, eks ta ikka peab paika, väga ega midagi otseselt valesti ei olnud. Ma lihtsalt hiljuti sattusin kuulama uuesti seda Kalev Kruusi kunagist podcasti. Seda oli nagu sinu nüüd äsjase tiitlivõidu valguses päris huvitav uuesti kuulata. Ja seal oli see asi jutuks. Aga keegi sind nagu unest üles pole äratanud, et sa ütlesid vahetult pärast seda maailmameistri tiitli võitu, et äratage keegi mind unest üles või midagi sellist, et ikkagi kõik on endine, tiitel kehtib. Tiitel kehtib jah, ja selles mõttes, et elu on täiesti tavalisse nagu rütmi tagasi läinud, et see moment lihtsalt tundus nii sürreaalne, et kui selle nimel on nii palju lihtsalt tööd tehtud, et see hetk saabuks elus ja et tegelikult see oligi ju ainult nagu justkui korraks see nii-öelda see emotsioonide möll ja värk, et aga nüüd on see tehtud ja enam nagu jah, seda tiitlit ütleme keegi ära võtta ei saa, et sellega tuleb rahul olla. No siin on nii palju nagu millest rääkida või mida küsida, aga võib-olla ma alustan hoopis sellisest asjast, et ma saan aru, et igasugu intervjuusid asju on tulnud sealpool nagu lompi Ameerikas anda nagu kogu aeg või et pidevalt kusagil kellegile? Jaa, et eks millegipärast alati on olnud see, et nagu selline uus ja huvitav mänguasi, et kui tuleb siin Euroopast keegi kohale ja siis neil on ikka siin põnev ja alati iga reis on pidanud selle poolega tegelema. Siin ka ütleme, et enne igat võistlust peab siin vestlema ja möllama, et see on nagu osa nii-öelda rutiinist, aga ilmselt peale nüüd seda MM-i võitu siis ka Eesti ütleme meedia, et igast võimalikust kanalist tuli mõni palve, et kas saad helistada, kas saad vastata küsimustele ja nii edasi, et see võib-olla oligi kõige suurem selline muutus, mis peale seda MM-i toimus, aga nüüd õnneks on nagu kõik selles mõttes maha rahunenud ja elu on täiesti tavalises rütmis, et nii nagu on kogu aeg olnud ja planeeritud võistlused, et niimoodi ta kulgeb. No seda on rõõm kuulda. Aga mida siis ütleme, Eesti väljaandeid oleme me siin ise saanud jälgida, eks ole, et väga tore oli näha, et rahvuslikus televisioonis oli pidevalt nagu nii-öelda sellised update'id, kuidas läheb ja lõpuks muidugi võidu puhul. Aga mida siis nagu ameeriklased just uurivad või kas on mingid tüüpküsimusi, millele pead seal kogu aeg vastama? No eks ikka põhiline on see, et nagu mis see sinu jaoks tähendab see võit, et seda tuleb igast august, et ma ütlen, et see ongi ilmselt, et kuidas kõik võimalike selliste vastasseisudega oled toime tulnud ja et kuidas ikkagi selle vigastusega lood on ja ütleme, et on täiesti sellised absoluutselt nädalast nädalasse täpselt samad küsimused ja et mis nüüd muutub ja milline sinu elu nüüd saab olema ja kõik, ütleme, sellised on need tüüpküsimused, jah. No aga ütle siis meile ka 3 lausega eesti keeles, et mida see võit siis tähendab ja kas midagi siis on muutunud ka?
Noh, eks see võit nagu tähendabki seda, et see töö on lihtsalt vilja kandnud, et ma olen teinud õiget asja, et see, millesse ma ise olen kogu aeg vähemasti üritanud uskuda, et see on nüüd kuidagi selline käega katsutav või nähtav ka see töö, et ei ole ainult see minu peas kuskil, et kui palju on vaeva nähtud, vaid et see on nagu selline reaalne tõestus sellest, et on vaeva nähtud, on tööd tehtud ja et see on nüüd kulmineerunud siis sellise tulemusega. Aga ma arvan, et kas üldse mu elu kuidagi selles mõttes nüüd muutub, no kindlasti mingis mõttes võib-olla siis muutub, aga et ma arvan, et pigem on selline nagu väline maailm nagu muutunud minu ümber, et inimesed võib-olla märkavad rohkem või üritavad rohkem kuidagi kontakti saada või uurivad rohkem erinevate asjade kohta, et ma tunnen, et nagu minu sees on ikka kõik endine, et selles mõttes, et mina olen ikka mina ja mina teen ikka oma asja edasi, et selle koha pealt ma ei tunne, et midagi oleks muutunud, et lihtsalt selline väga suur selline rõõmu ja rahulolu tunne, et ma sain sellega hakkama, see oli üks minu kindlasti vaieldamatu eesmärk ja nüüd on see tehtud. No absoluutselt. Kuidagi nagu hakkabki silma, et sa oled ikka seesama Kristjan, et sa ei ole nagu veel kuidagi muutunud peale selle, et tiitel on küljes. No jah, et selles mõttes, et ega see selles mõttes ju midagi otseselt ei muuda, et lihtsalt saabki rõõmu tunda selle üle, et see vaev on nagu õigesse kohta läinud ja kõik need aastad, mis on ka kodust eemal veedetud ja kuskil diskirajal oldud, et see kõik on kuidagi saanud sellise kirsi tordile, et muidu on ju kõik endine. Sul tütar oli ka kevadel kaasas veidi. Praegu ma saan aru, ta Ameerikas ei ole või ei ole valesti aru saanud? Ei, teda ei ole siin, et ta just läks 3. klassi ja tegeleb siis nii-öelda oma tööga. Tema töö on praegu siis käia koolis ja huviringides, et ma arvan, et on oluline nagu selle aasta alguses kohal olla, et ju siis võib-olla järgmine hooaeg seal keskel äkki õnnestub mingid reisid veel teha, aga et seda juba näeb siis tuleval aastal. Ja veel nagu selline koduste teemal küsides, et ilmselt ka pärast kõike seda lisaks kõikidele nendele intervjuudele, asjadele, ma ei tea, kas kodustega ka, et kuidagi nemad ju tahtsid ka oma mingisugused õnnitlused edasi anda, et kas seda olete ikka jõudnud muljetada? Ütleme nii, et siis, kui ma vahetult peale võitu olin seal need intervjuud ära andnud ja siis ma pidin minema ketastele autogramme jagama ja siis ma seal laua taga, kui ma neid kirjutasin, siis ma helistasin tütrele, et tead, et ma olen nüüd maailmameister. Siis me saime nagu korra nagu vahetada mõned sõnad ja eks siis juba järgmisel päeval tegime sellise pikema Skype'i kõne ja et ikkagi õnnestus nagu see teadaanne nii-öelda ära teha. Aga eks me pikemalt saame võib-olla kodustega seda arutada või tähistada siis, kui ma tagasi olen, et praegu on veel siin olulised nii-öelda võistlused on vaja ära teha ja alles siis saab nii-öelda käigu välja lülitada. Aga nüüd rääkides konkreetselt veel sellest tiitlivõidust ja sellega seonduvast, et võib-olla jällegi nüüd, mis on olnud pärast seda, et oleks võinud natukene arvata selle valguses, et sa oled nagu vigastusega siin maadelnud, et äkki võtad nagu korra nagu lõdvemalt, aga tundub, et nagu täiesti täistuuridel oled edasi pannud, et aga see sobib sulle või miks sa oled valmis nagu nii tihedalt tööd tegema edasi? No ütleme nii, et kui see paus sai tehtud võistlemisest, et eks siis oligi peamine fookus oli MM ja ma teadsin, et kui ma siia tulen, et siis ma lihtsalt võtan nii-öelda nädal korraga või võistlus korraga, et vaatan, et kuidas see enestunne on, et mis käsi teeb. Ma ütleks, et siiamaani nagu see seis on olnud suhteliselt sama, et ei ole midagi nagu kardinaalselt hullemaks läinud, ei ole nagu ka täiesti terve. Aga kuna arstidega sai nagu räägitud, et ma otseselt midagi ära ei lõhu sellega, kui ma mängin, et ta lihtsalt võibki valutada, aga iseenesest midagi hullupööra ei juhtu.
et siis ma otsustasin, et sellest ajast, mis ma siin veedan, et ma ikkagi proovin maksimumi võtta, sest et minu jaoks on puhtalt nagu töö, et ma ei ole siin lihtsalt mingil lõbureisil või kultuurireisil, et ma ikkagi tulin siia konkreetse eesmärgiga. Ja kui mul on võimalus võistlustest osa võtta, et Silver ja Keiti ju niikuinii ka samamoodi siin võtavad ju nendest võistlustest osa, et siis mul ei ole mõtet lihtsalt käed rüppes istuda, et kui ma otseselt täiesti siruli ei ole, eks ole. Et ütleme praegu, võib-olla see nädal nüüd ongi kõige raskem mulle olnud, sest et nüüd me oleme siin Vermontis, kus on vaja 2 erinevat rada harjutada, ei ole saanud ühtegi puhkepäeva vahel võtta, et siis annab võib-olla natukene rohkem nagu tunda see mängimine, aga jällegi midagi kardinaalselt nagu halvemaks pole läinud, et siin veel järgmine nädal ka vastu pidada ja siis on selline vahenädal, et seal nagu võtan natuke lõdvemalt ja siis on selline lõpuspurt. Selge pilt. Nüüd hüpates ikkagi tagasi sinna Emporiasse, Kansasesse, 5 ringi on ees. Mis mõtetega sa ikkagi peale läksid, et sa oled siin mujal intervjuudes juba rääkinud sellest, et sa pidid distantsis järgi andma ja nii edasi. Mis sa veel nagu sportlikult või mentaalselt nagu enda jaoks paika panid selle võistluse nagu vahetult siis selle alates? Esiteks ma mäletan, ma lihtsalt üritasin seda võtta nagu iga teist võistlust, et nii nagu ma iga nädal reisin uude kohta, uus võistlus, ma üritasin seda täpselt sama emotsiooniga minna mängima, nagu ma eelmisel nädalal näiteks Des Moines läksin mängima. No õnnestus või? Kuidas? Kas õnnestus sama emotsiooniga seda võtta? Jaa. Et ma absoluutselt nagu ei tundnud mingit teistsugust ärevust, sest mul on ka võrdlusmomendid eelmiste MM-idega, kus ma võib-olla tundsin suuremat pinget või suuremat ärevust või tahtsin rohkem, et see õnnestuks. Ja ma usun, et see sai ka eelmistel aastatel mingil määral nagu ka takistuseks mulle, et ma ei võtnud seda täpselt nii nagu teisi võistlusi. Et põhimõtteliselt ma suutsin, ütleme, et suutsingi võtta vise korraga, et see, mida ma iga kord nagu räägin, et ma proovin teha, et ma usun, et ma sellel võistlusel kuidagi see õnnestuski väga-väga hästi. Et ma lihtsalt usaldasin protsessi, et ma mängingi üks vise korraga, vaatan, mis saab ja sellest lähtuvalt teen järgmist, et ma ei ruttanud nagu ajas ette, et et kui ma nüüd siit pöördit ei võta, et siis juhtub see või et nüüd ma pean nii tegema või nüüd ma pean naa tegema, et lihtsalt mul oligi mänguplaan paigas, usaldasin protsessi ja läksin niimoodi lõpuni. Ja ma saan aru, et sa pidid päris palju oma eestkäe viske peale mängima ümberkorvid ja see, kas niimoodi oli lõpuni või mulle tundus ainult vahepeal, et hakkasid rohkem tagantkäed kasutama? Ei, mul mänguplaan oli sama, et ma algust lõpuni, et ma midagi nagu mänguplaanist küll ei muutnud võistluse vältel, et need korvid, mida ma mängisin tagakäega harjutades, need ma mängisin ka võistlusel tagakäega ja eestkäega täpselt samamoodi, et kui mul oli niimoodi ette nähtud, et siin ma mängin eestkäega, siis ma nii ka tegin, et selles mõttes, et päris igal korvil ma tõesti ei saanud eestkäega mängida, et kus ei olnud nagu, kus ei tundunud mitte mingil juhul nagu mõistlik, et ma päris nii hulluks nagu ei ole seda asja ajanud. Aga et kui ma näen, et mul on enam-vähem võrdsed võimalused, siis ma valin pigem selle vähem koormama tehnika ehk siis eestkäega. No okei, sellest vigastusest ja nii on kõik nii-öelda patranud, aga hästi huvitav oli ka jälle kuulata neid ingliskeelseid antud intervjuusid, et väga palju räägid ikkagi sellest enda sisekõnest, asjadest, mida sa ise endale ütled. Kas see oli ka tegelikult väga suur osa kogu sellest võistlusest, ma saan aru, et kui palju sa seda siis päriselt pidasid, kas see oli enam-vähem korvilt pidid nagu natuke endaga seda kõnet või kuidas? No kui ma tundsin selle hetke ära, et mul on vaja nagu sellest momendist välja tulla, et siis ma kindlasti kasutasin seda, et seal ütleme teisel või kolmandal ringil äkki oli küll mingid sellised väga nagu tundusid sellised hetked, et ma ei saagi aru, mis ma nüüd teen, et see asi kuidagi ei kulge niimoodi mõnusalt,
vaid et kõik asjad tulevad kuidagi sunnitult ja ma pean hästi palju pingutama ja siis ma ka nagu lihtsalt mõtlesin selle peale, et ära lihtsalt nagu anna alla, et samamoodi edasi ja et nii palju ringe on veel mängida, nii palju korve on veel mängida, et pigem kogu aeg nagu üritasin positiivne olla, et ennast nagu julgustada edasi ja et mitte laskuda nagu sellesse negatiivsesse võrku kuskile, kuhu kinni jääda, et ai, et nüüd ma puttisin mööda ja nüüd on kõik läbi, on ju. Et ei ole kõik läbi, et veel on palju nagu mängida ja see aitas mind küll, et ma nagu sellega lohutasin ennast. Ja ma saan aru, et siis võib-olla kõige raskem hetk, kus tuligi iseennast ületada või iseendast jagu saada, võis olla see 3. ring, kus lihtsalt ei läinud need putid seal sisse väga mingites kohtades. Ei läinud jah, väga frustreeriv oli, et kui esimene ring läks nagu kõik hästi ladusalt ja nagu putt jooksis, drive'id läksid väga okeilt, et tõesti oli väga raske ja ma üldse ei tundnud nagu mingit hirmu või mingit sellist, ei olnud midagi ebameeldivat minu sees, mis oleks nagu takistanud, vaid lihtsalt olidki kuidagi putid olid madalad ja ma ei saanud aru, ma proovisin ja lihtsalt ei õnnestunud. Aga mõnikord tulebki selliseid päevi ette, et ega ma saangi aru, et ega ma ka ma ei ole ideaalne. Ma ei saagi oodata, et ma kogu aeg mängin ideaalselt ja kõik asjad õnnestuvad nii, nagu ma enda peas on ju visualiseerin. Et see nagu jällegi aitas edasi minna. See oli selle samal 3. ringil oli juba päev hiljem, ma ei mäleta, et ka seal need Pro Touri selle networki kommentaatorid imestasid, et Kristin näitas nii palju positiivset emotsiooni, kui üks pikem putt läks. See oli see 3. ring või see oli hiljem? Ja see tundus natuke siuke moment, et võt nüüd see putt läheb, et läheb ka siit distantsilt, see võis olla mingi 27 meetrit või midagi sellist. Ja, et see oli tõesti lahe moment nagu, et mulle tundus, et ta juba nagu läks mööda korvist, aga siis ta nagu läks sisse. Et loomulikult ma olen rõõmus selle üle, et kes ei ole. Nii nagu me kõik, selge. Ja, et kui ma nüüd oleks mingi tuima kalanäoga seal vaadanud, et see oleks ka nagu omane olnud mulle, et ma tõesti väga rõõmus. Kuule, aga räägime sellest tuimast kalanäost veel, et ma ei tea, kas see on nüüd see kõige õigem väljend seda kirjeldamaks, aga üks küsimus, mis tuli ka nüüd siin Topsi grupist esile, oli see, et tegelikult üldiselt, kui kaamera nagu sinu peale näitas, siis sa tundusid nii õnnestumise kui ebaõnnestumise puhul täiesti nagu fokusseeritud, nagu väga palju emotsiooni ei näidanud, et kas see oli ka selline teadlik? No ilmselt küll, aga räägi sellest ka rohkem, mis su sees tegelikult toimus? Jah, et sees kindlasti möllavad emotsioonid nagu teistmoodi, et ega see ei jõuagi alati välja ja ma arvan, et enamjaolt nagu ma ei olegi väga selline emotsionaalne inimene, et ma üldjuhul mängides ikkagi üritan nagu sellist ühtlast fooni hoida, et eks see on loomulik, et tuleb nii õnnestumisi kui ebaõnnestumisi ja ma arvan, et on tähtis nagu mitte jääda kinni sinna, et oi, mul nii hästi õnnestus või oi, mul nii halvasti läks see korv, vaid et ongi, mul on see asi nüüd tehtud, nüüd mul on juba järgmine asi ootamas mind ees, on ju. Ja eks niimoodi ma nagu kulgesin neid ringe, et suht sellise üritasin ühtlast fooni hoida nende emotsioonidega, et mitte üles-alla käikuda. Kui rääkida veel emotsioonidest ja siis sinu nagu ringikaaslastest, kelleks enamasti olid Soome tüdrukud. Ma ei oska öelda, sa oled nendega nagu üsna lähedaseks saanud ilmselgelt, et kui lihtne või raske oli näha nende nagu siis ma saan aru, et discgolfis kõik rõõmustavad, kui keegi teeb hullult hea viske, aga nagu nähes neid hetki, kus võib-olla Henna siis hakkas murduma või Eveliinal ei läinud päris nii, et kuidas nagu sina, et kas oli üldse aega nagu selle teiste nagu mängu või emotsiooniga seal kaasas kuidagi olla? Ma ütlen ausalt, eks selles mõttes sa jälgid ikka mängu, et see ongi üks mängu osa, et sa pead jälgima ja isegi kui ei taha jälgida, siis paratamatult ikka sa näed, mis toimub su ümber. Aga ma ütlen, et
et ma nagu kuidagi emotsionaalselt üritasin mitte nagu kaasa minna sellega, et mina ikkagi ajasin oma joont ja mina tegin oma asja ja see, mida teised minu ümber teevad, et seda ma nagu kontrollida ei saa ja ei maksagi ütleme liiga palju sinna kuidagi sisse minna, et ma võtsin seda nii nagu see on, et mina olin ainult keskendunud põhimõtteliselt oma asjadele ja seda, mis teised minu ümber tegid, kas nad tegid siis väga hästi või tegid väga halvasti, et ma sellest nagu ei lasknud ennast mitte kuidagi mõjutada. Kui palju üldse oli pärast nagu aega muljetada teiste naisdiskgolfaritega, varasemate maailmameistrite Page'i või Katrinaga või siis kas või nende samade soomlannadega, et ma saan aru, et mega tihedaks läks kohe pärast väljakuulutamist, aga mis teised rääkisid veel, et Page ja Katrina jäid täitsa sellest kõrgemast mängust seekord välja, nagu lõpuks oled kuulnud neilt midagi? Ei ole rääkinud sellel teemal kellegagi. Ma saan aru, sa oled nagu seda välja öelnud ka, et sa oled selline võitlushimuline inimene, sulle meeldib võita, sulle meeldib olla võimalikult hea selles, mis sa teed ja discgolfis oled sa ilmselgelt selle leidnud, et samas sa nagu alati tood seda välja, et sa ei mängi teiste mängijate vastu, sa mängid raja või äärmisel juhul iseenda vastu, et kas siis nüüd see tiitel, sa teadsidki, et kõik, mida sa pead tegema, on lihtsalt iseendaga hakkama saama ja siis rada alistada või kuidagi kõik need mõtted ikkagi, et teada, et tahaks selle oma nime sinna kirja saada ja nagu, et ma ei tea, nagu räägitakse kogukondades, discgolfi kommuunides, et saaks nüüd Page'i ja Katrina ükskord alistada. Minus ei ole seda, et saaks kellelegi ära teha. Et seda kindlasti see ei ole minu mõte. Et see võib olla kellegi teise mõte, kes siin, et ma loodan, et keegi teeb kellelegi ära või. Aga siuke teistega mingi võrdlemine ja ma ei tea, see kuidagi üldse ei sobi mulle. Et ma arvan, et seal ei ole ka mõtet. Et pigem ongi see, et mina läksin sinna oma asja tegema. Ainuke asi, mida mina teha saan ja mida mina kontrollida saan, ongi see, kuidas mina mängin, milline minu suhtumine on ja milline mina seal raja peal olen. Et see on minu võimuses ja ma olingi puhtalt keskendunud sellele, et mina läheks sinna endast parimat andma, et ma ei hoiaks ennast kuidagi tagasi, sest et tihtilugu me kõik ju laseme mingitel hirmudel või erinevatel sellistel tobedatel asjadel ennast tagasi hoida, mis ei lase meil olla see, kes me oleme, ei lase meil oma oskusi pannagi niimoodi maksma, nagu tegelikult võiks. Ja ma tunnen, et seekord ma sain sellega väga hästi hakkama, et ma läksingi lihtsalt andma endast parimat, lubasin endale ollagi mina ise, ei mõelnud selle peale, mis nüüd keegi minust arvab, kui ma ei tea, mööda putin või mingit lolli asja seal raja peal teen. Ma läksingi niimoodi ja juhtugu, mis juhtub, et järelikult nii siis pidi juhtuma. Et see suhtumine aitaski mul ilmselt mängida need väga, väga head ringid, väga kõrge reitinguga ringid. Ja ülejäänud oligi ainult nii-öelda siis vastaste teha, aga seekord läks niimoodi, ja muidugi ma olen selle õnnelik, et ma suutsin just esimesena sealt väljuda, aga muule ma üldse ei mõelnud. Nüüd veel seda ka, et natukene tundus jälle, et see meedia pool paneb nagu juba selle võitja justkui selle favoriidi koorma sinu peale. Ma ei tea, kas sina seda niimoodi kogesid või said sellest jagu hästi? Eks ma mingil määral ikkagi tajusin seda ja see oli ka mõnes mõttes loogiline, et mul on see hooaeg väga hästi läinud ja just eelmise võistluse olin ma võitnud siis Pro Touri etapi ja ma teadsin, et ilmselgelt kuskil ikka räägitakse või pakutakse välja või see käib spordi juurde, et vahet pole, mis alaga on tegu, eks ikka inimestele meeldib mingeid medaleid kellelegi kaela riputada juba enne võistlust või ennustada, mis iganes. Et üldjuhul mulle võib-olla tõesti need asjad ei meeldi, sest mulle endale ka ei meeldi ennustada.
aga jällegi see arusaamine, et see lihtsalt on osa nagu sellest spordist, osa elust, see on paratamatu. Mina jällegi ei saa seda kontrollida, et see kuskil toimub minu ümber, aga ma endale sellega rohkem nüüd tõesti pingeid peale ei pannud, sest ma ei saa kontrollida, mida keegi teine seal arvab või välja pakub, et see lihtsalt toimus kuskil mujal ja mina nagu olin sellest eemal. No ilmselgelt väiksest tüdrukust peale on olnud see sinu unistus, et saada profisportlaseks, olla selles võimalikult hea. Ja täna siis sa oled selles mõttes jõudnud täiesti nagu maailma tippu. Sa oled teinud siin Eesti rahva südamed veel uhkemaks, kui nad varem olid, et see kõik, sa olid nagu selles mõttes valmis, kõik need lisaasjad, millest me oleme ka praegu rääkinud, nagu meedia tähelepanu, tahetakse intervjuusid, asju, tütrele pead helistama umbes keset seda, kui sa kettaid nagu seal kirjutad oma autogramme, nagu on okei, et see kõik on ikkagi kaasas nüüd. Eks see on ka asi, mis on nagu nüüd aastate jooksul nagu valmistanud mind võib-olla selleks hetkeks ette, et kui muidu mulle meeldib olla väga selline võib-olla privaatne inimene või hoida asju tegelikult, ütleme nii, et teha tööd ja siis puhata, et on nii-öelda minu aeg, et mul on väga oluline, et mul on seda minu aega ja et kus ma ei tegelegi mitte millegi muuga. Aga jällegi olen aru saanud, et see on nagu osa siis minu sellisest võib-olla kohustusest, et ollagi siis saadaval, leida see aeg, et rääkida teistega ja olla võib-olla olemas, et jah, nüüd ma olen lihtsalt võib-olla targem selles osas, et kuidas oma seda aega planeerida, millal öelda jah, millal öelda ei, et see julgus nagu enda sees, et just seda asja nagu organiseerida paremini ja et ma ei pea igale poole jooksma, vaid ma võin ka vahel näiteks ära öelda midagi, aga jah, ma võtan seda nagu paratamatu osana sellest kõigest, et minu fookus on muidugi võistlemisel ja heade tulemuste saavutamisel, aga see on nagu selline kõrvalosa, mis on seal juures. No väga hea, no nii paljust võiks rääkida, aga selleks puudub aeg. Hüppame nagu praegu siis nagu konkreetselt Eesti discgolfi kommuuni küsimuste peale. Ma lihtsalt teen siit natukene noppeid ja vaatame veel, mis selle peale tuleb mõttesse jagada. Küsitakse näiteks kõige enam meelde jäänud soorituse kohta maailmameistrivõistlustel. Kas kuidagi kuskil eristus mingi üks vise, üks moment kuidagi teistest rohkem, mis sulle meelde jäi? No viimane putt ikka, mis sai lihtsalt sisse tõstetud, et saada endale siis maailmameistri tiitel. Et see on kõige meeldejäävam ja kõige olulisem ja seal ei ole isegi mingit kahtlust ega vaidlusmomenti. No vaat, kui paradoksaalne, et see, et sa saad lõpuks nii lihtsa putti teha, et see tiitel võita, tegelikult see eeldas nii palju õnnestunud drive ja asju, aga see on see hetk, see on selge. No vastu kohe küsimus, mis ikkagi kõige raskem hetk oli? Nüüd jällegi me juba rääkisime mingitest raskushetkedest, aga kas oli ka üks hetk, mis oli eriliselt raske? No ma arvan, et kõige nii-öelda rahutum oli see ikkagi finaalpäevale eelnenud öö, et üsna kehvalt magasin, et see, ma teadsin, et see viimane ring on oluline ja et ma olin nii hästi nagu need esimesed 4 ringi ikkagi suutnud ennast häälestada, et see endale siis sisendamine, et see viimane ring tuleb täpselt samamoodi mängida ja lihtsalt anda endast parim ja mitte jällegi lasta nendel hirmudel tagasi hoida, et see lihtsalt see kahekõne ise endaga nagu, et see oli raske, sest et ma väga tahtsin magada, aga nagu ärevus oli nii suur, et ma ei suutnud väga magada, aga nüüd on see kõik möödas jällegi. Mingi unetablette ei kasuta, see Ott Tänak on rääkinud, et ei saagi muidu võistelda, kui ta ei kasutaks neid, et nii kaugele. Ei kasuta midagi, et eks neid rahutuid öid mul on olnud elus oma jagu. Oled harjunud? Olen hakkama saanud kuidagi tegada nagu meeldiv ei ole, aga jällegi ilmselt see on osa sellest elust. Oota, täitsa 0 tundi said magada või? No eks ma võib-olla seal nagu kõikusin niimoodi une ja ärkveloleku piirimail, aga ma tean, et see öö tundus lihtsalt ekstra pikk ja selline
rahutu, on väga hea sõna. No seda fantastilisem oli see viimane päev, et ma ei tea, mingi front9 oli vist -8, et selles mõttes täiesti uskumatu. Küsitakse ka, et mis hetkel sa nagu teada said, et nüüd on nagu nii pikk edu, et nagu nüüd tuleb lihtsalt targalt lõpuni kulgeda. Mis hetkel sa küsisid, kas Keitilt, Keit oli kädi, eks ole, seal ringi teises pooles? Ma skoori teadsin ise selles mõttes, et ega see on ka paratamatu, nagu, et ma tean skoore, et see ei ole niimoodi, et kas ma loen või ma ei loe mingeid viskid, et ma lihtsalt tean neid, et kui sa oled ikkagi mänginud aastaid, et siis sa saad aru, mis seisud on. Ja selles suhtes see on jällegi üks asi, et vahet ei ole, et kui suur see edu on või kui väike see edu on, et see otseselt nagu ei oma tähtsust, et mina nagu alles lubasin endale seda rõõmustamistunnet siis, kui ma reaalselt olin selle puti sinna korvi alla visanud ja ma sain minna sisse tõstma. Et ma enne ei lubanud endal mingisuguseid emotsioone või rõõme, ma teadsin, mul on veel need rajad mängida, et niimoodi ette ma ei rõõmusta kunagi. Et ma arvan, et see ei ole ka nagu viisakas ja et see ei ole ka mõistlik. Et jah, selle rõõmutundel ma lubasin alles viimasel korvil tulla. No siin päris palju on küsitud ringieelsete rutiinide kohta. Täpsustame siis võib-olla just Worldsil, kus sa pead 5 ringi mängima nagu järjest päevadel, et kui palju varem sa kohale läksid, mis sa enne võistluse ringi algust üldse tegid? No ütleme, et rutiin on ikka sama nagu alati, et ma sellepärast otseselt midagi teistmoodi ei teinud, et nüüd olid maailmakad, et jällegi see ilmselt oleks olnud nagu mingis mõttes niisugune altminek, et kui ma nüüd MM-i ajal hakkan mingid eri asju tegema, et kui mu eesmärk on tegelikult võtta seda võistlust nii nagu iga teist võistlust, lihtsalt seekord ongi 5 ringi vaja mängida, et naistel on hommikused tiiajad, et seal väga ei olegi mingit ruumi nagu midagi muud teha kui see, et ma tõusengi üles, ma söön hommikusöögi ära ja ma lähen sooja tegema, et see soojendus enamasti kestiski mul kuskil tund aega. Ja siis oli juba rajale minek, et tegelikult see hommikune protsess käis väga-väga ruttu ja siis juba peale ringi oligi nagu võimalik puhata, lõõgastuda ja juba ma ei saagi öelda, et mõelda järgmise päeva peale, sest ma üritasin pigem nagu vältida seda aga jah. No ilmselgelt üks suur unistus on täitunud. Küsimuseks on, et mis sa siis nüüd unistad? Mille poole püüdled? No ütleme nii, et kuna hooaeg ei ole veel läbi saanud, siis jällegi ma ei ole neid mõtteid veel mõelnud, et mis nagu eesmärke edasi seada, et tavaliselt ma igal off-seasonil olen ikkagi endale mingisugused eesmärgid pannud ja nende poole püüdlen, aga selline üldine eesmärk alati on olnud pigem nagu kuidagi astuda edasi samm või et liikuda ikkagi paremuse poole, et mitte jääda kuskile seisma. Siiamaani ma tunnen, et see on mul õnnestunud, et nüüd ma just siin naljatlesin ka nagu sõpradega, et nüüd on nagu latt on nii kõrgele aetud, et ei tea, kas sealt nagu enam üle hüppab, aga mulle meeldib selline ütlus, et iga mäe tipp on järgmise mäe jalam, et alati on millegi poole püüelda, alati on võimalik kuhugi edasi jõuda, et ju ma ka mõtleb mingid eesmärgid endale välja. Aga puhtmänguliselt, ma ei tea, tahad saada sealt või siit 10 meetrit juurde või selles mingis elemendis olla parem, kas midagi siukest oskad üldse praegu välja tuua või need ongi need hooaja vahelised mõtted pigem, kui need tulevad või? No ma arvan, et esmane eesmärk võiks olla see küünarnukk ikkagi niimoodi korda saada, et ta enam üldse ei häiriks mind ja laseks mul vabalt treenida, sest et ilmselgelt ta praegu nagu hoiab mingil määral ikkagi tagasi, et magada on väga raske selle käega ja selles suhtes, et niimoodi, et ma enam ei peaks valuvaigisteid võtma, et see oleks kõige esimene eesmärk ja siis ma alles võin mõelda siis mingitele distantsi juurde saamistele ja muudele asjadele. No ketastest ka veel natukene, et mul on ka siin laua peal muidugi kaasas need väga ilusad kettad siin, sinu Grace ja Saint Pro tuli välja ja tegelikult kõik ootavad seda Virgi stambiga, Eestisse seda ketast ka, mis tuleb Grace'i versioon, et
Enne korra hüppan, et Saint Pro, et see oli selline asi, et mitte keegi seda kuskilt kätte ei saanud, nüüd äkitselt sinu stambiga on see nagu olemas. Et mis lugu sellega oli? Vot seda peab just Lätult küsima, et mis lugu sellega on, et mina sain Tüünis, sain ühe portsu neid Saint Prosid endale. Ma olen ammu neid küsinud, sest et teavad, et ma seda viskan. See oli minule ka üllatus, et nad sellise ketta tegid ja ma ei tea, miks see veel ei ole kuskile nagu, et oleks võinud juba mõni aeg tagasi kuskile välja tulla, et seda ma ei tea, mis lugu sellega on ja miks ta on kuskil riiulitel seisnud. Et mul on hea meel, et ta nüüd ilmselt vist on kättesaadav. Seda küsitakse mul siin ka iga päev, et saada mulle ja kust ma osta saan ja mis iganes, et mul neid ei ole. Ma natuke mingi portsu sain siin siis müüa neid, aga rohkem mul neid enam ei ole. Ma loodan, et need on varsti kõigile kättesaadavad ja et neist ei tuleks puudust, sest see on tõesti väga hea ketas. Et kõige üllatavam minu jaoks siis oli see moment, et kui ma jagasin seal autogramme inimestele peale neid intervjuusid ja siis juba toodi mulle ketas, kus oli kirjutatud World Champion 2022, eks ole, et selle kirjaga Kris, et ilmselt see on üks nendest eelistest, kui saad mängida nendel radadel või selles linnas, kus on Dynamic Disk siis koha peal, et see oli tõesti, ma arvan, et üks kiiremini valminud nii-öelda siukene tähistav selline ketas või pidulik ketas nagu võidu puhul, et väga-väga äge. Mis vennad siis tegidki mingi, ma ei tea, sadu ketted valmis selle riskiga, et äkki kui Kris ei võida, et siis see võib nende ketastega, need võib sinna kuskile tiiki visata? No ma usun, et neil olid nii-öelda need blängid ketted olid seal olemas ja nad ütlesid mulle, et kuskil vist 10. korvist alates nad hakkasid neid stampima. Okei, no vaat niimoodi käib asi. No see oli tõesti ideaalne tõesti, kui sa veel seda mainisid ka, et sa said praktiliselt siis nagu ütleme selle Trilogy USA nagu see kodurajal ja kõik võita ja need kettad, kus see tuli, no see on ikka täitsa muinaslugu olnud kõik see asi kokku. Aga Kristin veel paari sõnaga sellest ka, et mis nüüd veel sügis toob, ega siin palju enam nalja ei ole. Kuu aega ja see hooaeg on tehtud. Sellel nädalavahetusel, mis loom see Green Mountain Championship on, et see on, ma saan aru, mingi play-off formaat on seal. Kuidas see käib nüüd? Ei, minu meelest on siin täiesti tavaline mäng põhimõtteliselt. Et tavaline võistlus 2 rajal. Viimasel ringil on lihtsalt siis katt, et naistest äkki saab 50% peale meestest 40%. Ja see on siis selline koht, kus tegelikult mina mängisin oma esimese MM-i üldse, see oli 2018 ja nüüd järgmise aasta MM tuleb samuti nendel radadel, et väga tore on siin olla, see on väga selline looduskaunis koht ja siin on väga sellised soojad ja erilised mälestused mul. Et siin on tore olla, rajad on üsnagi siuksed väljakutsuvad ja jällegi lühikese perioodi jooksul lihtsalt pidi nagu 2 rada harjutama, et see võib-olla on selline paras väljakutse, aga samas mul on lihtsalt hea meel siin olla ja järgmine nädal samuti on 4-päevane võistlus, et aga sel korral siis saab ainult 1 rada harjutada, et see on positiivne. Ja peale seda juba ongi ootamas sees Strowpink ja Disc Golf Pro Touri finaal, et siis saab sellele hooajale joone alla tõmmata ja juba keskenduda uutele väljakutsetele. Nii, ja selle sa vastasid ka ära, et sa ikka oled nagu selles mõttes ka Pro Touri finaalini ikkagi väljas, selles mõttes Ameerikas, et teed lõpuni, et annaks jumal, et see käsi nüüd peab. Ja ei, selles suhtes see eesmärk on kindel, et ma nüüd üritan ikka siin lõpuni välja panna, et on, kuidas on see olukord, et ega midagi nagu otseselt mina praegu ära teha ei saa. Et selles suhtes natuke kannatada. Kuidas siis teistel? Sa oled ikka Silveriga ilmselgelt, Keiti ka kogu aeg pundis ja ma saan aru Macbethidega pidevalt või? Me MM-i ajal ööbisime koos Macbethidega, aga muidu põhi nii-öelda travel buddy'd on ikkagi Silver ja Keiti, et praegu oleme siin Vermontis, oleme Soome tüdrukutega koos.
aga enamasti me kolmekesi rändame ringi, et selles suhtes meil on seltskond on tore ja katsume ikka üksteisele toeks ja abiks olla, et see hooaeg nüüd lõpuni siin ära teha. No selge, me püüame ka veel enne hooaja lõppu kindlasti teistegi Eesti pro-mängijatega rääkida, aga täna oli meil nagu ohtralt põhjust kindlasti sinule fokusseerida, et oled selle igati välja teeninud ja aitäh ka nende head emotsioonide eest, mis siis mitte ei jäänud ainult sulle endale, vaid paiskusid siin üle lombi siiapoole ka. Aitäh kaasa elamast. Ja aitäh neid küsimusi vastamast, kuigi neid võiks olla nagu 10 korda veel rohkem. Igal juhul, Kristin, soovime sulle häid treeningringe, sellist paranevat kätt ja seda, et ikkagi sa saaksid täiel rinnal nautida seda unistust, milles sa elad. Aitäh!